etteteadlikult juba võtsin kaasa ka paberkandjal siin sellise väikese spikri, nii et saaksin jätkata. Ja minu küsimus oli, mis härra Jaak Uibo mulle esitas, mida ma veidikene uuriksin, kas haridus ja selle korraldus mõjutavad rahvastiku sündimustrendi Eestis. No oli see vast küsimus, mõtlesin, et no mis siin siis ikka, et loen läbi mõned teadusartiklid ja nii, jagame siis. Ja ongi vastus olemas. Tegelikult nii lihtsaks see ikkagi ei osutunud vastuse leidmine ja nagu kui keegi on juba sirvinud seda väljaannete kogumikku, siis näete, et seal sai ka kaunikesti pikk see ettekanne ja mis veel hullem, kui ma slaide hakkasin tegema selle ettekande jaoks, siis neid tuli ka päris palju, nii et ma vabandan, aga ma mõned slaidid jätan siin ikkagi vahele, et me kõik õigel ajal pääseksime lõunale. Aga ma tahaksin positiivse inimesena väga positiivset sõnumit teile edastada selles mõttes, et haridusega oleks meil kõik nagu väga hästi. Me ju teame, et PISA testides meid ainult kiidetakse ja meid on igatpidi nagu eeskujuks isegi seatud, siis tegelikkus on veidikene teine. Ehk et kui ma hakkasin kogu seda temaatikat uurima ja siis lendas pudelist välja üks tohutu suur džinn ja sellel džinnil oli tohutult palju küsimusi, millele ilmselt ei olegi praegu päriselt vastuseid saada. Aga kui nüüd minna selle slaidiprogrammi kaudu edasi, siis algselt oligi mul siin mõte teha väike tagasivaade ajalukku, aga jäägu see siis väga põgusaks. Ehk et Eesti ajalugu on näidanud, et oleme suutnud siiani üle saada kõikidest sellistest raskustest ja ikka püsima jäänud. Minu üks lemmiktsitaat on Nelson Mandelalt ja ta on öelnud, et hea haridus on kõige võimsam relv, mida saab kasutada maailma muutmiseks. Vaat nüüd on see küsimus, kas see haridus, mis siiamaani on meid edasi viinud ja teeninud, kas selles situatsioonis, kus me täna oleme, kas see haridus teenib meid edasi? Kui ma ettekannet valmistasin, siis loomulikult ma ei teinud seda üksinda, mul olid väga head kolleegid, minu mentorid, võib öelda, või siis ka arengupartnerid ja nende abiga said nii mõnedki mõtted selgemaks. Võtsin loomulikult kätte ja lappasin läbi hästi palju materjali, uuringutulemusi viimastest aastatest ja siis mõtlesin, et no tore, aga meil on ju olemas tehisaru, et vaatame, mis siis see tehisaru ütleb. Ja ma sünteesisin siis 4 tehisarul põhineva vestlusroboti vastuseid ja ma arvan, et ma neid tahaksin teile kindlasti presenteerida. Aga siin on siis üles loetletud tegelikult minu head abilised, kes aitasid sellel ettekandel sündida ja olgu siinkohal veel öeldud tervitused ja tänusõnad Ülo Vooglaiule, keda ma väga austan ja võtan endale eeskujuks. Nagu öeldud, et täna jõuab rääkida vaid jäämäe tipust. Ja kui räägime haridusest ja hariduskorraldusest, siis siit ma lendaksin ka kiiruga üle, sellepärast et siin saalis olijad ilmselt kõik teavad neid definitsioone enam-vähem peast. Aga mida ma tahaksin tsiteerida, on Peeter Põllu üks hea ütlemine, mis võiks olla iga õppeasutuse, ma ei tea, kas seinal või kusagil
nüüd küll kodulehel rohkem, et hea üldkasvatus on see, mis kasvatab kohusetunnet, õpetab enesepiiramist ja suunab aatelisele elule. Ilusaid tegusid tuleb teha, mitte ilusaid sõnu. Inimesel peavad olema põhimõtted, mida tuleb elus järgida. Olete te nõus sellega? Ilusasti öeldud. Küsimus kohalviibijatele. Milline on teie tunnetus, kas haridus ja hariduskorraldus mõjutavad oluliselt sündimust? Ma olen täiskasvanute koolitaja. ma tahaksin nii väga suhelda teiega, aga siin oleksin nagu piiratud selles ruumis. Mõelge enese ette ja võib-olla, kui me päeva lõpus sel teemal veel saame rääkida, siis ja võib-olla ka selle ettekande lõpus on juba midagi selgemat. Ja teine, kas haridus mõjutab sündimust koos teiste teguritega? Ma kõigepealt tahaksin välja tuua seda, mida siis eksperdid arvasid selle küsimuse kohta. Ja ühine arvamus oli see, et praegu on igale noorele, kes vähegi pingutab, maailm täiesti avatud enesetäiendamiseks ja õppimiseks. Mis on viltu ja vajab parandamist. Vaat siin nüüd hakkab see veidikene kurvem osa peale, et Eestis on pikka aega loodud kuvandit, et meil on hariduses ja haridusvaldkonnas kõik hästi. Samas tuleb küsida, et no nii, seal on need küsimused kõik rivis, aga ma siin mõne siiski loen ette. Et miks suureneb juba põhikoolist väljalangevus ja madala haridustasemega noorte arv? Miks 72% kaitseväkke kutsutud noormeestest ei suuda täita kehaliste katsete miinimumnorme? Miks on lapsevanemate seas maad võtnud mõnikord mõnitav ja alavääristav suhtumine õpetajatesse? Neid isegi mõnikord kutsutakse meil klienditeenindajaks. Ja nii edasi. Ja loomulikult me räägime siin noorte vaimsest tervisest pea iga päev, räägime mõnuainete üha nooremas eas kasutamisest. Kui ma lugesin haridusalast kirjandust, teadusartikleid, uuringu kokkuvõtteid, tutvusin kõigi nende viimaste aastate selliste väljaütlemistega, mis oli meedias leida, siis jah, rohkem tähelepanu pööratakse õpilaste individuaalsetele vajadustele ja õpistiilidele, suuremat rõhku pannakse kaasavale haridusele. Muide, kui me räägime kaasavast haridusest, siis uskuge mind, meil on kaasas siin minuga Urve Läänemets ja Tiia Rüütman, kes võib-olla meie tänase päeva lõpus võivad ka veel veidikene kommenteerida, millised on tegelikult kas või meie põhjanaabrite juures selles osas viimased arengud. Ja kui nüüd siin tagumised read ka veel näevad, mis seal kirjas on, siis ma läheksin siit, liiguksin edasi, sest aeg vist pressib peale. Ja kõik see, mis on viltu on ikkagi seesama madala haridustasemega noorte arvu suurenemine ja suur väljalangevus. Samuti õpetajaameti ebapopulaarsus, ligipääs kvaliteetsele haridusele, siin iga selle punkti all on ka selgitused, seda on võimalik lugeda ka väljaandest. Juba nimetatud õpilaste vaimne tervis ja mida ma tahaksin veel siin ka öelda, keeleõppe ja sotsiaalne integratsioon. Tähelepanu siin, eesti kodukeelega laste eesti keele oskus
vajab ka juba tähelepanu ja seda eraldi. Ma lihtsalt markeerisin ära siin mõned allikad, keda ma kasutasin, aga Jüri Liiv oma raamatus Suur rohepesu käsiraamat viitab peatükis Meid on liiga palju asjaolule, et piisab juba üldisest keskharidusest ning rasestumisvastaste vahendite levikust, et viia paljunemistegur alla taastumispiiri. Ja nüüd siis selle tehisaru tulemuste juurde. Nagu ma ütlesin, kasutasin 4 tehisaru võimalust ja andsin siis kõigile neile ühesuguse vastuse, sest neist küsimustest, andsin neile kõigile ühesuguse küsimuse, sest vastus oleneb sellest, kui hästi küsimus on formuleeritud. Ja see 4 vastust, mis ma sain, olid päris ühesugused, nii et ilmselt see küsimus ikkagi oli talle arusaadav, lihtsalt need momendid, mis siin siis üksteise taha tulid, vahetasid veidikene positsioone. No igal juhul on nad siin nüüd üles loetletud: digihariduse edenemine, varajane haridus ja alusharidus, õpetajate professionaalne areng, kõrge PISA tulemus, hariduse rahvusvahelistumine, innovaatilised õppekavad, õpilaste heaolu ja tugisüsteem, kaasav haridus. Aga mis siis tuli välja AI poolt järjestatuna, mis meil on viltu ja vajab parandamist? Need on siis meile tegelikult päris hästi kõigile teatud sellised parandamist vajavad momendid, ehk kvalifitseeritud õpetajate puudus, nende ülekoormatus, hariduslike erivajadustega õpilaste puudulik tugi, kõrge väljalangevuse määr, ebavõrdne ressursijaotus haridusasutuste vahel, paradoksina digitaalse kirjaoskuse madaltase, õpilaste vaimse tervise halvenemine, õppekavade aegumine ja või ülekoormatus. Ja siit edasi lähevad juba kõik sellised seonduvad tegurid, mida ka eelkõnelejad juba mainisid, et neist võib sõltuda meie sündivus haridusega koos, aga mitte kõik ei pruugi olla ainult hariduses kinni. Niisamuti, nagu siin eelnevalt mainiti, pere ja kodu, õpilaste üldine olukord, erinevate kooliastmete probleemid ja nii edasi, hariduspoliitilised ja valdkondlikud juhtimisprobleemid, õpetajate probleemid, sooline lõhe ja madal haridustase noortel. Ja vahekokkuvõtteks, kuna aeg vist on juba läbi saamas, ütlengi, et haridus ja hariduskorraldus on olulised tegurid, aga sündimus sõltub veel paljudest teistest teguritest, nii majanduslikud tingimused, tööhõive, sotsiaalpoliitika, kultuurilised väärtused ja palju muud. Nii et osa nendest slaididest, mida ma oleksin hea meelega veel teile näidanud, ma võib-olla ainult ühe väikese näitan veel ja see on, kas madala sündimuse ja innovatsiooni vahel võib olla seos. Tegelikult meil noored on veidikene mõelnud asja üle ja nad loovad oma perekonna ikkagi tunduvalt hiljem tänu sellele, et maailm on nii huvitav, nii palju tehnoloogilisi uuendusi on, lahendusi, aga on ka mugavust. Ja nüüd ongi siin see küsimus, et kas me oskame selles olukorras ikkagi leida seda teed, mis tagab meile jätkusuutlikkuse.